Tere tulemast vaatama ja kuulama Tallinna Ülikooli vestlused Eksperteetris. Minu nimi on Katriin Lepik ja minuga koos on siin täna linnauuringute professor Tauri Tuvikene. Tere. Ja liiklusohutuse õppejõud Tarmo Vanamõisa. Tere. No täna räägime siis sellest kevade teemast, mis on ikkagi see, et mis meil liikluses toimub. Tänavatele tuleb igasugu masinaid juurde ja on justkui tunne, et me ise ei mahu siia varsti ära. Tarmo, kas ja miks me liigume võib-olla jalakäijate jaoks üha ohtlikuma keskkonna poole? Kui kunagi teed planeeriti või jalakäija teed, siis seal olid jalakäijad. Täna on sinna lisandunud jalgrattad, kastirattad, pisimopeedid ja kõikvõimalikud muud liiklusvahendid. Ja mida rohkem sinna rahvast või liikumisvahendid tuleb, siis keegi peab nagu lõivu maksma, et kuskil tekib see ohtlik moment ja õnnetusi tuleb ka rohkem. Ja paraku just see kõige nõrgem lüli on ju siiski jalakäija. Jah, jalakäija küll, sest tema on selle tee peal kõige aeglasemalt liikuja. Teised liiguvad oluliselt kiiremini. Just. Aga mis üldse teeb ühe linna inimsõbralikuks? Kus oleks jalakäijatele hea olla? Kui me nüüd kõik ära mahuksime sinna nii, et me teineteist ei takistaks või oleks mingid kindlad reeglid, kuidas see asi käib. Reeglid on tegelikult olemas, aga millegipärast ei kiputa neid alati järgima. Nii et eks ta ongi selline, et kuna me ühes linnaruumis kõik koos elame, koos peaksime eksisteerima, teineteisega arvestama, aga täna pahatihti ikkagi jääb see jalakäija sinna kõige nõrgemasse seisu. Tegelikult jah, et kui me räägime sellist inimsõbralikust linnast, siis me räägime kindlasti inimmõõtmelisusest, me räägime sellest, et see linn on skaala mõttes inimese tasandil, meil ei ole tohutud kõrged hooned, meil on piisavalt palju tänavaruumis mitmekesisust, meil on loodust tänavaruumis, meil on lilli, taimi, puid, meil on müra vähem ja nii edasi. Me räägime tegelikult sellest mitmekesisest paketist, mis peaks selle linnaruumi looma selliseks inimsõbralikumaks. Et tänavaruum liikumiskeskkonnana on üks aspekt, aga teine aspekt on see, et me peame mõtlema ka selle peale, et kas seal on meeldiv olla, et ta on nagu koht, kus ka inimesed viibivad. Ma ei tea, mis skaalal seda mõõta, aga kui inimsõbralik on Tallinn? Eks need skaalasid on siin tehtud, et ma praegu niimoodi võrdlevat skaalat ei oska öelda, aga seal on kindlasti aspekte, milles Tallinnat võiks nimetada inimsõbralikuks, et vähemalt kui me vaatame näiteks ühistransporti ja vaatame seda niisuguses globaalses mastaabis, siis me võime öelda, et ta on küllaltki inimsõbralik. Kui me võrdleme näiteks Ameerika linnadega, siis me leiame ka, et Tallinn võib olla küllaltki inimmõõtmeline, et jalakäijatel on meeldivam, autod ei domineeri nii palju linnaruumi. Aga loomulikult, kui me vaatame teisi, näiteks Lääne-Euroopa linnasid, siis meil tuleb natukene teine tunne, et kuivõrd selline inimsõbralik see linn tegelikult on. Aga mingeid näiteid, mis meil on võib-olla siis vajaka? Kui nüüd Tauri tõi siin välja selles mõttes see linnaruumi teema, siis esimene indikaator on see, et kas mul on meeldiv seal tänaval kõndida. Kas see, kui ma seal tänaval kõnnin, kas ma tunnen ennast seal hästi koos teiste liiklejatega, et kui mul juba ja mul tekib tahtmine sinna jala minna, kui juba see tahtmine olemas, siis ma ütleks küll, et siis see piirkond või see linn on jalakäijal ikkagi väga-väga sõbralik. Kui ma kardan sinna minna ja ei taha minna ja otsin alternatiive, et ma võib-olla lähen parem autoga, siis ma ütleks, et see jälle ei ole jalakäija sõbralik koht. Kusjuures üks tuttav arhitekt sõnastas selle niimoodi, et mis on tänav, kus on meeldiv jäätist süüa näiteks. Mõtleme selle peale, et kus ma tahaks kõndida ja süüa jäätist. Ilmad lähevad soojemaks, et on hea indikaator. Absoluutselt. Aga ilmad lähevad tõesti soojemaks ja see tähendab seda, et tuleb neid igasugu liiklejaid juurde ja seda just näiteks selle näitel, et hiljuti räägiti ka, et lisanduvad rendimopeedid, aga selle kõige muu kõrval on meil ikka need samad tõukerattad, meil on jalgrattad ja tõesti on nagu tunne, et varsti äkki ei mahu ära, et kas see oht on? Ega siis tehnoloogiad ja need rattad iseenesest ei ole ju pahad. Et kõikide hädapõhjus on, nagu öeldakse jutumärkis, ikkagi sama inimene, et kuidas ta seda kasutab, kuidas ta peab kinni reeglitest ja kuidas ta teistega arvestab. Nii et selles mõttes tehnoloogia iseenesest ja see areng on hea ja me ei tea, mis tuleb järgmine ülejärgmine aasta meile liiklusesse. Nii et nagu selle vastu ei saa olla, aga nüüd ongi vaja just see reeglistik konkreetselt paika panna. Ennem läbi arutada, et kuhu nad mahuvad, kuidas me hakkame omavahel liikluses nagu hakkama saama. Sest et võib-olla paljud ei mäleta, et ega me need tõukerattad ju väga kaua pole liikluses olnud. Et kui nad siin 4-5 aastat tagasi esimesena tulid, siis ju toona reeglid ei olnud. Kõik sõitsid täpselt nii, nagu nad tahtsid. Ja mis siis juhtus?
õnnetuste arv kasvas, kõik olid pahased, siis hakati reeglistikku välja töötama. Aga kui juba aasta aega oled sõitnud ilma reegliteta ja nüüd siis pannakse raamidesse, siis on väga-väga raske. Raske ümber harjuda. Jah, raske ümber harjuda. Eks nüüd on läinud järjest paremaks. Õnneks on need parkimised vist enam-vähem korda saanud, et enam ei ole seda mängu, nagu me nimetasime, et kes suudab rumalamalt selle tõuksi kuskile parkida ja kindlasti kuskile jalakäija tee peale. Nüüd on seal piirangud sisse viidud, kiirused on alla viidud. Asi on läinud paremaks, õnnetusi on ka läinud vähemaks. Aga seda inimlikku rumalust on tegelikult ikkagi veel täna päris palju veel sees. Tegelikult on oluline ka mõelda selle peale, et milline see liikumisvahend on. Eks ole, me räägime selle massist, me räägime selle kiirusest. Näiteks nende samade tõukerataste puhul, mida on välja toodud, nende probleem on see, et neil on tegelikult väga väikesed rattad. Nad on väga ebastabiilsed, mis tähendab, et need ühe inimese õnnetused on väga kerged juhtuma. Et nad liiguvad päris kiiresti ja et ongi see tasakaal kaob ära. Et tegelikult teist liiklejat ei olegi vaja, et see õnnetus võiks tekkida. Just, et see ongi probleem. Ja lõpuks ongi küsimus sellest, et kas meil tekib mingisugune kolmas keskkond, ütleme siis jalakäijate keskkonna, autode keskkonna vahele, et loomulikult meil jalgrattateid on, aga tegelikult meil on neid juurde vaja, kui me räägime igasugustest lisanduvatest kergliikuritest, et see, ma arvan, on see suurem küsimus, et mitte ilmtingimata neid nii-öelda jalakäijate keskkonda tuua, vaid viia neid oma keskkonda, sest tegelikult on küsimus selles, et missugused liikumisvahendid sobivad omavahel ka kokku, et jalgratas näiteks, jalgrattur on väga erinevad liiklejad, et jalakäijad nagu nii-öelda kõiguvad palju rohkem oma trajektoorid, jalgrattad on sellised lineaarsed liikujad, samamoodi erinevad pisimopeedid ja nii edasi, et nad sobivad tegelikult teise keskkonda paremini kui, eks ole, koos jalakäijatega samasse keskkonda. Ja kui me võtame praegu nüüd olemasoleva rinnaruumi, siis tekib alati küsimus, aga kuhu me nad nüüd veel paneme? Et meil on see, et tänav on piiratud, majad on kõrval, mis me nüüd siis teeme, kuhu me need nagu paneme, et see ongi kõige keerulisem selle asja. Just, et need rattateed on ju ka nagu natukene valus teema siin Eestis, et palju kriitikat saanud, et mille arvelt siis üldse tegelikult nagu, mis see lahendus oleks, mille arvelt võtta seda ruumi? Ja kui ma võib-olla alustan siit, et lõppkokkuvõttes meil on see tänavaruum enamasti nagu majade vahelise alaga, eks ole, defineeritud ja siis me hakkame mõtlema, et kuidas seda tänavaruumi ära jagada. Ja siiamaani on mõeldud niimoodi, et kui palju meil on autode jaoks seda ruumi vaja, mis on see raja laius ja siis vaadatud, eks ole, et mis sealt üle jääb. Et me peaks hakkama natukene teisest otsast peale ja mõtlema sellise meeldiva jalakäija keskkonna peale. Mõtlema, kas meil on eraldi jalgrattarada vaja, et kui meil on olemas tegelikult, kui me oleme suutnud kiirused alla tuua seal, võib-olla 30 kilomeetrit tunnis, võib-olla võib mingites keskkondades ka jalgrattad ja autod kokku panna, et see ei pruugi ka probleem olla, et see sõltub paljudest asjadest ja iga spetsiifilises kohas tuleb loomulikult mõelda nagu otsast peale üle, et mida teha. Veel tooks sisse, et on tegelikult Tallinna linn on ise välja töötanud Londonist inspireerituna selline tänavate tüübid, et on nagu 9 tänavate tüüpi, mis siis arvestab sellise, et kas tänav on enne kõike liikumise jaoks või ta on tegelikult rohkem selline koht, kus inimesed peaksid saama ka olla, seista, jäätist süüa. Mis piirkonnad need Tallinnas võiksid meil olla, kus võiks siis jäätist süüa? No, põhimõtteliselt selles definitsioonis on niimoodi, et on mõned tänavad, mis on rohkem kohad, kus siis söömegi rahulikult jäätist, need me räägime niisugustest elupiirkondade tänavatest, et kus seda liikumisvajadust ongi vähe. Ja on teised piirkonnad, kus on liikumist rohkem, olla väga ei tahaks jäätist kindlasti süüa, ei tahaks mõtlema Järvevana tee peale, et ma arvan, et me ei lähe Järvevana tee äärde jalutama ja mõnusasti jäätist sööma. Samas on järgmised keskkonnad, kus tegelikult need mõlemad on tähtsad. On oluline, et inimesed saaksid läbi liikuda ja samal ajal on oluline ka, et inimesed saaksid seal olla ja ka jäätist süüa. Me räägime siin tegelikult Tallinna kesklinna piirkonnast. See tulevane peatänav on tegelikult, ma arvan, ideaalne näide selleks, aga kas ta praegu on see, kas me Narva maantee alguses tahame jäätist süüa, kas me Pärnu maantee ääres tahame seda teha. Et ideaalis peaks olema seal. Ja kui me räägime sellest kiirusest, siis kindlasti ei saa niimoodi võtta, et kui räägitakse, et viime linna kiiruse 30 kilomeetrise tunnis, et seda peaks tegema nagu kogu linnas. Ei. Meil on samamoodi, meil on vaja, et inimesed jõuaksid kiiresti linna ja kiiresti linnast välja ja siis sealt seest tuleb hakata varieerima sellega, et kus on siis need kohad, kus me seda kiirust alla võtame, aga see kiiruse allavõtmine iseenesest ei ole ka lahendus. Sa pead seal keskkonna looma, et seal see märk või see kiiruse allavõtmine muutuks nagu tõeseks. Kui sul on pikk sirge tänav ja sa viid selle piirangu sinna 30 kilomeetrile tunnis, siis suure tõenäosusega see märk sellisel kujul ei tööta. Kimbatus on ikka siis kiirendada. Pikk sirge tee, pool kilomeetrit näed juba kaugele ja miks ma pean sõitma 30-ga?
ja siin on väga lihtne seletus, et kui inimesed ei usu selles mõttes seda liikluskorraldust, siis nad ka tegelikult sellest ei juhindu. Ja seda on väga hästi näha näiteks suvel, kui on teetööd, kui see on ikkagi kiirusepiirangu märk ja juba 3. päeva mitte kedagi seal tööd tegemas ei ole, siis tahes tahtmata inimesed hakkavad kiirust ületama ja nii juhtub ka nende 30 aladega. Et selles mõttes ütleme, puud tänava ääres sageli need, mis tekitavad visuaalselt selle efekti, et ei ole nii hea kiirendada seal. Mitmekesine tänavafront, me räägime niisugustest majadest, mis ei ole sellised betoonseinad, vaid on sellised, ma ei tea, aknaid, on ärisid ja nii edasi. Et kõik need on need lahendused, mis tegelikult tekitavad selle visuaalse efekti, kus ei tahetagi nii kiiresti sõita. Ja samasmoodi ka mõnede piirkonda planeerimisel, kui võetakse mingi maatükk, siis mis esmalt tehakse, võetakse joonlaud, jagatakse see maatükk, nagu öeldakse, sirgeteks kruntideks, ehitatakse majad peale ja siis hakkab pihta. Paneme sinna märgid, paneme lamavad politseinikud, paneme sinna tõkked, aga kui see teha enne ära, siis ei ole vaja pärast sellega enam tegeleda. Aga natukene ongi tunne, et me teeme siis kõike nagu tagurpidi, et sama, et see linnaplaneering võiks siis olla iseenesest juba kuidagi etem, aga sama näiteks nende kergliiklejatega, et ma olen ka kuulnud, et tegelikult alles nüüd me justkui hakkame ära harjuma, et meil üldse need tõukerattad seal vuravad mööda, on ju, ja tegelikult tuleb juba uus asi, mille need reeglid ja kõik on ju väga segane. Et kas on natukene selline tava siis meil juba, et me enne nagu jookseme hästi kiirelt millelegi vastu, aga meil ei ole nagu tegelikult seda olustikku? Eks keeruliseks teeb asjaolu see, et Tallinn ei ole uuslinn, mitusada aastat vana ja teised linnad on samamoodi. Nad on ikkagi ehitatud omal ajal valmis ja me ei saa nüüd öelda, et me hakkame linnakeskkonda muutma ja hakkame järjest kõiki maju maha võtma. Et ongi, et nii nagu enne ka välja tuli, me peame nüüd suutma kuidagi selle linnaruumi nagu ära jagada mõistlikult, aga see on väga-väga keeruline. Ja tahes tahtmata, kui keegi jääb kannatajaks, siis tekivad protestid, ei olda sellega nõus ja seda lahendada on väga-väga keeruline, nii et jutumärkides palju õnne linnaplaneerijatel, et seda on väga-väga keeruline teha. Aga tegelikult, kui me vaatame ajalukku, siis leiti varem, et lammutamegi maja, need majad ja teemegi suuremad teed ja suuremad pöörderaadiused ja nii edasi, et nii on tegelikult ka tahetud linna planeerida, me räägime siin 50-ndatest, 60-ndatest ja nii edasi, eks ole, aga praegu see arusaam on tegelikult muutunud, et me ei taha sellist linna, me tegelikult ei tahaks sellises linnas viibida, ütleme niimoodi, meil see ei oleks inimmõõtme, see oleks inimsõbralik linn, kus olla, jätist süüa. Aga kui me mõtleme nendele kergliikuritele, et siis tegelikult on ju ka palju kohti, kus nad on ka keelatud, et tegelikult on nähtud ka probleemina. Ma mõtlen kergliikurite all, ma mõtlen siis tõukerattaid või neid, et põhimõtteliselt võib võtta ka erinevaid lähenemisi nende jaoks, et meie Eestis oleme olnud pigem avatud igasugustele tehnoloogilistele uuendustele. Pigem, ma arvan, et see on nagu natuke selline üldine mentaalsus, et esimene tunne on see, et võtame kuidagi vastu, küll me hakkama saame, eks ole. Esimene mentaalsus ei ole see, et keelame ära, ärme lase. Optimistid võib-olla. Ma arvan küll, et me oleme selles mõttes avatud nagu sellele uuele. Samal ajal sellega tekib ka oma probleemid. Me võib-olla ei teadusta alati neid probleeme, mis need uute tehnoloogiatega võib olla. Sest paljudes kohtades on ka täna meil ka jalgrattaliiklus keelatud, nii et selles mõttes, et ei ole, et kõik on nagu lubatud. Aga jah, meil kipubki nii olema, et kõigepealt tuleb üks asi meile liiklusesse ja siis me hakkame vaatama, kuidas seda nagu piirama hakata. Et see ongi tekitanud selle suure konflikti ja probleemi, et miks jalakäijad on jalgratturid peale vihased ja jalgratturid on jalakäijate peale vihased ja siis autojuhid on kõikide peale vihased, sest nemad on need, kellelt võetakse sõiduruum ära. Nii et seal see konflikt on. Teisi Lääne-Euroopa linnu korraks põgusalt mainisime, aga tõesti näiteks mõeldes Hollandile, mõtleme näiteks Amsterdamile, seal on palju suurem tõenäosus, et see ratta alla kui autole, et mis meil see autode kiiruse vähendamine tegelikult aitaks, kuidas turvalisusele just kaasa aitaks? Siin on ju väga-väga lihtne matemaatika, et kui sa sõidad 50 kilomeetrit tunnis ja sõidad jalakäijale otsa, siis surmasaamise risk suureneb 20%. Kui sa sõidad 30 kilomeetrit tunnis, siis surmasaamise risk väheneb 80%. Et selles mõttes seal on kohe nagu need mõõdikud olemas ja ka katsetused Euroopas nüüd, mis on tehtud, näitavadki, et see kiiruse allatoomine teatud piirkondades vähendab 20-25% liiklusõnnetusi suhteliselt kohe, kas paari nädala või kuu jooksul. Sest et kui sul on autos rohkem aega ja ka jalakäijal on rohkem aega siin nagu näha ja vaadata ja kiirused on väiksemad, siis õnnetuste risk ja võimalus ikkagi väheneb, sest reageerimisajad vähenevad või selles mõttes suurenevad ja pidurdusmaad vähenevad, et see ongi kõige olulisem.
et noh, tegelikult kui me räägime sellisest kineetilisest energiast, siis me räägime sellest, et seal on kiirus on nagu ruutu võetud, ehk siis see ongi selline, mida kiiremini liigutakse, seda noh, nii-öelda eksponentsiaalselt see kasvab tegelikult see efekt või see energia, mida edasi antakse. Et saab juba sellisest maatriksist. Ja, või noh, tegelikult, et see oht ei ole niimoodi, et see kiirus kasvab 25%, et see oht kasvab 25%, oht kasvab 80% ja võib-olla rohkemgi on ju sõltuvad, kui me veel erinevaid aspekte sisse võtame. Jah, siis kui 2 jalakäijat omavahel kokku põrkavad, noh, kõige hullem ei ole, ühel on nina verine ja teine on pahane, on ju, aga kui see juhtub ju ka tõuksiga, jalgrattaga siis ja nüüd selle pisimopeediga, siis seal masside erinevus on juba nii suur, nii et vigastuste ja muude asjade risk on oluliselt suurem. Kas siin aitaks ka võib-olla kuidagi karistusseadustiku muutmine? On meil see liiga leebe, et sa korra ületad kiirust, tegelikult võib-olla väikse rahatrahvi saad või et mingit kiirust üldse ei vaadatagi, et kui ületad, et pole ka nagu hullu. Võib-olla Tarmo kindlasti tahab rääkida veel mõnest teisest aspektist. Üks aspekt, mis minu meelest on ka veel oluline, on tegelikult arvestada nii-öelda selle ohu tekitamisega, et kas see vahend, mida ma kasutan, tekitab mingisugust lisaohtu, et mitte, et ma lihtsalt olen liikleja ja rikun liikluse eeskirju, vaid ma opereerin potentsiaalselt, eks ole, ohtlikku vahendit, millega ma tekitan teistele suurema ohu, ja selle tõttu mul peaks olema ka suurem vastutus. Selles on oma loogika ja Hollandis see printsiip on mingil määral nende süsteemi sisse ehitatud. Ehk siis autol on suurem vastutus, kuna see vahend on potentsiaalselt, või autojuhil on suurem vastutus, kuna see vahend on ohtlikum näiteks kui jalgratas on ju, või kui jalakäija on ju, kes läheb punase tulega üle tee. Jah, aga noh, lihtsalt Hollandi näite juurde korra lihtsalt tagasi põigates, et kui seal tänavatel kõndida, ega seal ju ka alati ei ole tingimused ideaalsed, aga seal kuidagi see koostöö selle jalgratturi ja selle jalakäija vahel kuidagi tundus nagu endal ka loogiline, kui sa jalutasid, et kõik võtsid hoo maha, vaatasid, arvestasid ja seal ei ole mingisuguseid lisateid tehtud. Lihtsalt see tee on mõttes 2, ühed on ühel pool, teised teisel pool, aga me arvestame teineteisega. Et kuidagi meil nagu see nagu praegu kuidagi puudub, et kõik tahavad kuidagi nagu oma õigusse taga ajada, et noh, anna järgi mõnikord, et võib-olla siis juhtub vähem. Võib-olla see liikluskultuur siis meil tegelikult ei ole nii arenenud, kui me tahaksime loota. See on huvitav, et jah, mis see liikluskultuur on ju ka on, eks ole, et tegelikult nagu me arutasime siin enne, et kui tulevad uued tehnoloogiad, siis me tegelikult kohaneme nendega, et see ohutus kasvab ühelt poolt sellepärast, et kindlasti nagu tulevad erinevad meetmed, ma ei tea, autode puhul turvarihmad, rangemad karistused, kui sebra juures teed ei anna, aga teine on ka see, et tegelikult kohanetakse sellega, et noh, tõesti 91 oli tohutu surmade arv, kui me vaatame, eks ole, autostumise tase oli suur ja nii edasi ja siis see tegelikult vähenes nagu see liiklussurmade arv, et tegelikult ma arvan, et see sama on nagu teiste tehnoloogiate, me tegelikult kohaneme, me muudame neid tehnoloogiaid oma sellise kultuuri osaks, et see jah, aga no teine osa kindlasti on see, et kuidas kui palju me teadvustame teisi inimesi enda ümber, et kas me arvestame nendega ja nii edasi, et loomulikult me oleme liikunud ringi, siis me näeme, kuidas erinevates riikides näiteks on erinevad tavad, kas antakse teed sebral või ei anta, et Eestis näiteks ikkagi pigem antakse. Pigem antakse ja signaalitakse vähem. Ja pigem on meil selles ruumis on meil täna väike eelis võrreldes võib-olla mõne teise Euroopa linna, kus seda ei tehta. Aga no võib-olla jah, see näide, see pluss 10 kilomeetrit tunnis on ju, et ma tean, et politsei pigem ei ole seda hakanud välja juurima, aga see on tegelikult, kui me räägime siin sellest ohu kasvust, just sellise kineetilise energia, mida antakse edasi, et see kiirus kasvatab seda nagu natukene kiiruse kasv suurendab seda nagu eksponentsiaalselt ja palju. Ehk siis võib-olla ka see 10 kilomeetrit tunnis plussi tuleks tegelikult nagu vaikselt välja juurida. Noh, tegelikult ongi, et kui me sellega räägime, siis et noh, mida eestlane kõige rohkem varastabki kiirust ja pluss 10 kilomeetrit. See on juba nii loogiline kõigi arvates, et seda ei pandagi enam nagu üldse tähele ja probleemiks. Ja kui tules tagasi võib-olla nende karistuste juurde. Just, et kas me karistame liiga leebelt? Siis noh, ütleme, et niimoodi, et need, kes on harjunud rikkuma, need maksavad oma trahvi ära ja sõidavad rahulikult edasi. On ju. Et võib-olla siin ongi seesama, millest on ammu räägitud, see veapunktisüsteem, sest et pisirikkumistest, nende sellest kogumist lõppkokkuvõttes tulebki see suurem probleem pärast välja. Et noh, kõik teavad, et meil on kiiruskaamerate ääres, aga kus korjatakse kõige rohkem trahvirahasid nende sama kiiruskaamerate juures, mis tähendab seda, et noh, loogika nagu puudub, et ma tean, aga ikkagi nagu sõidan. Et sellises mõttes see rahaline pool võib-olla ei olegi alati nii suur probleem kui see, et kui ma tean, et näiteks kui võtan veapunktisüsteemi, et mul hakkab mingi hulk punkte täis saama, ma pean minema koolitusele, ma võin jääda juhtimisõigusest ilma,
Need asjad võib-olla on suurem hirm kui see, et ma maksan ära see 40 eurot või 100 eurot. Nüüd need päriselt realistlikud tagajärjed on need, mis võib-olla mõjutavad. Aga siia lõpetuseks, mis need kõige olulisemad meetmed ikkagi on, mida saaks siis nüüd kohe hakata tegema või kuidagi arendama, et meil oleks tõesti turvalisem ka jalakäijatena? No üldiselt ma ikka alati jõuan selle kiiruse teemani, et me peame tegelikult kiirusi alla saama. See on erinevad moodi, see ei ole siis ainult selle liiklusmärgi teema, see on harjumuste teema, aga see on ka sellise tänavakeskkonna kujundamise teema. Me peame looma piisavalt mitmekesist tänavaruumi. Me saame tegelikult kasutada ka teisi vahendeid, me ei pea tänavat ümber ehitama, võime teha ajutisi lahendusi. Me saame tegelikult luua sellist keskkonda, mis siis, nagu me enne rääkisime, nagu tekitab tunde, et ma ei tahagi nii kiiresti näiteks seal autoga sõita. Et see on ikkagi minu jaoks esimene. Ja kui tulevad uued tehnoloogiad, siis ärme hakkame tagantjärgi neid asju lahendama. Proovime seda ennem selgeks teha, kuidas me käitume, mida me teeme ja siis võib-olla on pooled probleemid lahendatud. Just. Aitäh, Tauri ja aitäh, Tarmo, et saime siis täna neid mõtteid, et kuidas kõik kergliiklejad turvaliselt meil ikkagi siin ära mahuksid. Tänu kutsumast. Aitäh ka teile, kes te vaatasite, kuulasite. Ekspert eetris on juba eetris ka nädala pärast.